Suur tänu selle sissejuhatava kõne eest, Tauno Teder, Hädemeste koguduse õpetaja. Ma kutsun teid kohe siia tagasi kui paneeli osalejad. Palun. Samuti palun Illimar Toomet, Märjamaa Maarja koguduse õpetaja, Helle Kahm, Kuressaare koguduse juhatuse esimees ning Osvald Nigola, ELK noortekogu juht ning ka selle koguduse liige. Ja me jätkame siis arutelu luterlikust identiteedist ja õigeks mõistu õpetusest. Mu esimene küsimus on väga lihtne tegelikult. Kui te peaksite rääkima oma kiriku kauge tuttavaga, kes võib-olla ei teagi kristlusest midagi, aga tal on mingi ettekujutus, et on eri liiki kristlased olemas. Ja te ütlete talle, et ma olen luterlane, siis mida see tähendab, küsib ta teilt. Ja mismoodi siis luterlased erinevad teistest kristlastest? Ma ei mõtle nüüd selle all, et peaks nüüd tingimata vastandama ennast teistele kogudustele, ütleme, oleme selles valdkonnas paremat, vaid pigem, mis on see ainulaadne omapära, mida luterlased kristlikku osadusse toovad? Ja Osvald, võib-olla alustame sinust. Jah, aitäh. Ma arvan tõesti, et sellele küsimusele tuleks läheneda just mitte nagu vastandavas, vaid niisuguses konstruktiivses osas, et kindlasti üks selline väga oluline asi on see, et me oleme läbi ajaloo pidevalt hoidnud keskmes seda Kristuse evangeeliumit ja seda armu sõnumit ja samal ajal me peame oluliseks selle õpetuse levimist ja levitamist ja samas selle korrektset levitamist ja selle õigsust. Ja võib-olla kolmandaks, et meie kirik on juba olemuselt sellise üleilmse või katoolse mõtlemisega. Et me otsime pigem seda ühisosa teistega, mitte ei ehita oma identiteeti kuidagi kellegagi vastandamise peale. Ma võtan endale selle rolli rääkida koguduse liikme vaatest tavalise ilmikuna ja see on väga inspireeriv küsimus ühele tavalisele koguduse liikmele, kuna me kultuuriliselt oleme harjunud kuulama kirikuõpetajat, teolooge ja usume nende tõde ja nende sõna, siis kui see küsimus esitada nüüd kõik õpetajad, kes siin täna on, koguduse liikmetele, et kuidas teie ennast identifitseerite luterlasena, siis need vastused võib-olla võivad üllatada, aga see kindlasti, ma arvan, on oluline see diskussioon, et seda arvamust siis ka ühtlustada, et miks ma ka ise olen valinud Luteri kiriku, mitte Saaremaal kirikute paljususes mõnda teist, aga võib-olla siis jagamata seda, mida me oleme juba kuulnud, on tõenäoliselt üks asi ka see struktuur, ka see liturgiline nagu rahu ja arusaamine, mis on nagu vastuvõetav ja teiselt poolt see kultuuriline järjepidevus, et kus on käinud minu vanavanemad Luteri kirikus, et see traditsiooni jätkumine ja arusaamine, mis see on. Ma ei arva, et koguduse liige istudes pingil mõtleb nüüd selle peale, et ma olen luterlane iga hetk, aga nii-öelda lifti küsimusena seda meilt ilmikliikmetelt küsida saab olema põnev väljakutse, sest siis õpetajad peavad meid ka ära kuulama, et mis meil siis vastata on, et mis me siis tegelikult mõtleme. Sellised mõtted praegu. Kui ma räägiksin kiriku inimestele, siis ma ütleks sakramentide arv, see eristab neid vanadest kirikutest ja ka uutest kirikutest. Ja see tegelikult avab hoopis omate maailma kiriku tähenduse kohta. Aga kiriku võõramale inimesele, luterluse keskmes on see
arusaam, et meie pääsemine sõltub üksnes Kristusest, mis asetab tegelikult kiriku liikmele päris suure vastutuse, et kirik ei tee tema eest midagi ära. Ja kuna ma olen ka kooliõpetaja, siis hariduselus on üks selline märksõna, on isejuhtiv õppija. See on selline imeline õpilane, kes oskab ise seada eesmärke, ise valida õpistrateegiat, hinnata oma edenemist ja lõpuks ka hinnata, kuhu ta välja jõudis. Ja sellist õpilasi on mõned olemas koolis, on väga üksikud ja harvad näited. Enamasti vajad õpilased mingit sundi. Ja küsimus on, kas nüüd luterlased ka tegelikult vajaksid mingit sundi. Nii nagu katoliiklastel on olemas kirikukäsud, seal näiteks on korraldus, et sa pead iga pühapäev suurpühal olema kirikus. Mis on? Punkt. Ja sealt puudumine on patt. Võib-olla vabakirikutel tulenevalt väiksusest on sellist, ütleme, sotsiaalset kontrolli rohkem, et vend oled sa ikka usus, sind ei olnud kodugrupis, et kuidas läheb. Aga meil ei ole seda ka. Et ma olengi nagu üksi Kristusega ja tema peab mind päästma, aga kes mulle ütleks, kuidas see siis, ja see ei ole mingi positiivne näide ennast, vaid samas mul tundub, et me oma loomuse poolest vajame seda, et keegi meid toetaks ja natuke tagant utsitaks. Luterlus siin oma teooria poolest kõige parem selles asjas ei ole. Aga kui niimoodi kokku võtta, mis mulle praegu kõlama jäi, et see luterliku identiteedi omapära on distsipliini puudus või kuidas öelda? Jah, me ei käi kirikus nii nagu õigeusklikud nüüd seal Häädemeeste kantis. Jõud kirikus sama palju kui luterlased. Nad on just luteri kirikust pärit, Häädemeeste luterlased või õigeusklikud. Nii. Jah, see kõlab. Ja te pidasite praegu ettekande sellest, aga kui nüüd 2-3 lausega kokku võtta, et kui inimene, kes tuleb näiteks tänaval vastu ja ei jõua kuulata, aga talle tuleb selgitada, et mis asi on luterlus? No siis ilmselt ongi see sama, mida õpetaja Illimar mainis, et see on see Kristuse kesksus või Jumala arm Kristuses, mis on mitte midagi originaalset Kristuse üldises mastaabis, mis ei olnud ka tegelikult ju 16. sajandil mitte midagi uut, aga mille poole ometigi otsustavat nii-öelda pöördumist või orienteerumist luterlik liikumine on eeldanud. Aga teiselt poolt muidugi on siin rida selliseid lisaelemente, ma siin natukene vaidleksin Illimarile vastu, et tegelikult ajalooliselt kaasajal võib see olla niimoodi, et on kiriku käsud olemas, aga katoliiklased ka väga korralikult kirikus ei käi ja pihil käimisega pidid olukorrad olema piirkonniti üsna palju kehvemad. Häädemeeste õigeusklikud on õppinud luterlastelt mitte kirikus käima ja tegelikult ütleme, et mehhanismid muutunud ühiskonnas, ajaloolist mehhanismid väga hästi ei toimi, et ajalooliselt luterluses on tegelikult olnud üsna palju sellist korraldamist ja kohustamist olemas, nii et luterite reformaatorid süüdistati isegi selles, et nad püüdsid vägisi saksa rahvast õndsaks teha. Kooliharidus ja kristliku õpetuse edasiandmine ja kohustus seda kuulata olid midagi, mis läbi aastasadade kuulusid sellesse luterliku eklesioloogilisse kiriku ja kultuuriruumi väga tugevalt, mis tänapäeval sellisel kombel lihtsalt enam ei toimi. Aga nüüd teie vastustest, mis siit välja joonistab, et te kõik rääkisite evangeeliumi kuulutusest ja Kristuse kesksusest ja siis kui Illimar Toomet tõi välja selle distsipliini puudumise, et see on mingis mõttes selline väga alandlik positsioon ja väga, kuidas öelda, enesekriitiline, aga teiselt poolt, kui me ütleme, et Kristuse kesksus ja evangeeliumi kuulutamine on see luterlik omapära, eks ole, millest algne küsimus oli, siis see ei ole nagu üldse alandlik, et nagu teised kirikud ei oleks Kristuse kesksed või evangeelsed. Mida te täpsemalt selle all mõtlete? Või võib-olla on selle evangeelsuse juures mingisugune aspekt, mis just luterlastel kuidagi eriti hästi välja tuleb? No, mulle tundub, et kindlasti on ju, nagu sa mainisid, see on meil väga suur ühisosa paljude teistega, on ju. Aga ma ütlekski, et see omapära võib-olla on see, et me oleme seda aastasadade jooksul nagu pidanud selleks tuumaks või kõige olulisemaks, et kui peaks juhtuma, et natukene sellest kõrvale kaldub, et siis tuleme selle juurde tagasi. Ma arvan, et see just keskendumine sellele ja samal ajal siis seda just nagu ka õpetuslikku korrektsust seal nagu selle kõrval oluliseks pidades. Ma arvan, et see on see nagu eriste osa.
ma täiendaks seda võib-olla sellega, tõesti see küsimus ju on, et mida siis öelda. Taas kui enda kaudu mõelda, siis minule Luteri kiriku juures meeldib tõesti ka see, et mul on nagu ühtepidi õigus ka olla piibliga, pühakirjaga kahekesi ja sealt saada oma vastused ja see tugi, et see ei pea minu jaoks alati olema see, et ma siis nii-öelda käin korralikult kirikus iga pühapäev, kuigi see nüüd ei ole hea näide võib-olla, aga et mul on see võimalus olla Jumalaga kahekõnes ka isiklikult ilma, et see oleks kuidagi taunitud või et see oleks nagu kuidagi õige. Kui me nüüd korraks selle oikumeenia aspekti juurde tagasi tuleme, siis mida see luterlaste jaoks tähendab peale selle, et või kuidas öelda, oikumeeniat me võime ju vaadata kahel viisil. Üks viis on öelda lihtsalt, et konfessiooniline kuuluvus tegelikult ei ole tähtis, et see on mingisugune esteetiline väljendus meie usust. Ja siis teine viis on näha sellest midagi positiivset või nagu edasiviivat jõudu, et mis asi on see oikumeenia teie jaoks või nagu miks see oikumeenia peab olema luterliku identiteedi osa? Luterlus on välja kasvanud katoliku kirikust ja võiks öelda, et emakirikuga ühendust pidada ja püüda olla sellega ühises mõistmises või arusaamises on mingisugune loomulik või loogiline. Isegi kui ajaloolised arengud on viinud mõnes mõttes võib-olla üsna lahkteele, aga see taotlus on nagu loomulik. Luterlus on tahtnud olla see sama vana kirik, et ta ei ole uus kirik, vaid tahab olla see sama vana kirik. Aga mis väärtus on sellel vanadusel kui sellisel või tehnilised katoliku kirikuga on ju raske konkureerida paratamatult või õigeusu kirikuga, et nendel on 1500 aastat lisaaega olnud oma traditsiooni arendamiseks ja siis, kui ajada taga nii-öelda seda ajaloolisust või traditsioonilisust, siis kõige lihtsam on just pöörduda õigeusku või katoliiklusesse ja öelda head aega luterlikule kirikule. See ei ole mitte nende 1500 aastat, vaid see on meie 1500 aastat. Jah. Meie ka. Selles mõttes, et Eestis kirik ju, mis meil siin on ja mille traditsiooni kandja see luterlik kirik kui institutsioon on, see on see sama kirik, mis ju Kristusest alguse sai. Et see ei ole nüüd see, et meil oleks konkreetselt nüüd 500 aastat traditsiooni, vaid meil on ikkagi see 2000 aastat traditsiooni, mis siis selle nii-öelda sildi või konfessionaalse sildi siis 500 aastat tagasi siin olude sunnil omale külge sai. Samas mul tundub, et kui siin oleks mingisugune tulihingeline katoliiklane, siis ta ei oleks sellega päris nõus ja hakkaks loetlema igasuguseid kirikukogusid, mida Luteri kirik on eiranud või kas või küsimused paavsti autoriteedi kohta selle kohta, kuidas mida sakramendid tähendavad ja nii edasi. Et mida see ajaloolisus siis selles mõttes tähendab? Et me ei saa ju väita, et on nagu päris katkematu olnud ja et üheski kohas ei ole muutunud midagi kirikuõpetuses võrreldes katoliku kirikuga, mis oli keskajal näiteks. Eks ju? Mis asi on see ajalooline väärtus luterlase jaoks ikkagi? See võiks olla midagi, mis on natukene erinevates kultuurikontekstides, sest tõsi on see, et kui me elaksime luterlastena näiteks Austrias või Slovakkias või Lõuna-Saksamaal, siis meie selline oikumeeniline suhtestatus, isegi kui kõigis eelloetletud maades, piirkondades on see täna väga sõbralik, see suhe ka siis enamuskirikuga, milleks seal näiteks on Rooma katoliku kirik, siiski see positsioon oleks erinev, et kuna reformatsiooni sündmuste tulemusena näiteks nendes piirkondades luterlus tekkis ja
elas edasi, aga võime öelda, et vähemusliikumisena, vähemuskirikuna. Et meie tänases kontekstis pigem sotsioloogiliselt võttes kõik kirikud on vähemuskirikud, kogu kristlaskond ja selline organiseeritud religioosne kogukond ka ühtekokku, isegi erinevate religioonide liikmeid võttes on vähemuskogukond. Ja samal ajal ajalooliselt võttes tõepoolest reformatsioon siin omandas nii-öelda riigikirikliku kuju. See on, mille tõttu me ka rõhutame seda, et me oleme järjepidevad, et kõik luterlased võib-olla seda samamoodi tõesti ei rõhutaks nagu Eesti luterlased. Aga ilmselt see järjepidevuse ideaal siiski on olemas olnud reformatsioonis endas, et see ei ole nagu selline hiljem välja mõeldud asi, millega luterlased püüavad oma olemasolu õigustada ja vältida seda hetke, kus nad peaksid siis ikkagi loogiliselt pöörduma näiteks roomakatoliku või ortodoksi või muusse ajaloolise pikema ajalooga kirikkonda, vaid me võib-olla siis selles, mida piiskop Anti oma hommikuses jutluses ütles, laenatud aga hea terminina, et me püüame olla need tagasihoidlikult enesekindlad, kes loevad ennast osaks kirikust nii, nagu ta on kulgenud läbi kõigi aegade, kuigi me saame öelda, et sotsiaalselt ja poliitilise ajaloo seisukohalt loomulikult ei ole asi toimunud ilma katketeta ja ei ole olnud sugugi mitte lihtne. Ja ilmselt ei ole ta seda lihtne paljudel puhkudel ka täna. Aga tuleme nüüd selle teise aspekti juurde, mis meie paneelarutelu juurde kuulub, eks on see luterlik identiteet, eks ju, aga seal on ka õigeks mõista õpetus ja see oli miski, mida te kohe alguses kõik rõhutasite, et luterlased kuulutavad Jumala armu, nad kuulutavad evangeeliumi. Mis asi on see luterlik rõhuasetus evangeeliumi kuulutuses või mis eristab seda õigeks mõistu õpetust üleüldisest kristlikust kuulutusest sellest, et Kristus on sinu eest surnud ja üles tõusnud ning tema armu läbi sa võid saada pattudest vabaks? No ma ütleks, et see tuum ongi seal see, et õigeks mõistu saab inimene ainult läbi Kristuse ja see on ainult Jumala armust, mis tähendab, et kõik teod, mis me siis teeme, need ei aita kuidagi kaasa meie õigeks saamisele või sellele, mis meie väärtus on, mis selles ühest küljest ka vabastab meid tegema tegusid puhtalt armastuses, et kui me saame selle teadmise ja kindluse, et see, mis me teeme, see ei muuda meie väärtust või meie nii-öelda õigeks mõistu, siis meil on see vabadus teha tegusid armastuses, mitte mingisuguses enesekasu nagu võtmes. Et ma arvan, et rõhk sellele on üks põhiaspekte. Illimar Toomet, aga kuidas seda arusaama lepitada sellise distsipliinipüüdlusega, et kui Jumala armust me oleme päästetud ja tõepoolest meie teod ei loe siin kohal üldse, siis milleks ikkagi tuleb pühapäeval kirikusse tulla, kui see motivatsioon on nagu läinud? Luterlik arusaam ütleb, et sa pead tulema selleks, et sa kuuleksid evangeeliumi ja see ei ole mitte ainult see, mida piibliraamatust loetakse, vaid ka jutlus ise peaks olema Jumala sõna, Jumala kõne inimese jaoks. Ja jutlus on siis konteksti kohandatud või inimest otseselt puudutav või kõnetav. Et sellepärast juba tuleb tulla. Aga pühapäevane jumalateenistus ei ole ainult sõna lugemine ja jutlus, vaid see on kohtumine Kristusega armulauas. Ja see on, võiks öelda, et samamoodi erakordselt oluline, nagu Kristus ise ütleb, et kui te ei söö seda liha ega verd, siis ei ole elu teis. Et see elu vajab uuendamist ja kasvatamist selle läbi. Mis selle kaudu juhtub, sest et te praegu tõite sakramendid välja ja ma arvan, et me tänase õhtu jooksul ei ole tegelikult eriti palju nendest sakramentidest rääkinud. Kuidas nad muudavad inimest? Kas see, et keegi tuleb kirikusse ja ta võtab vastu leiba ja veini, mida talle antakse, muudab teda kuidagi paremaks kristlaseks või kas see muudab tema käitumist igapäevaelus? Hea küsimus. Sakramendis Kristus saab osaks inimesest, inimene saab osaks Kristusest. Et seal toimub ühinemine. Aga kas see saab nüüd kuidagi tema mõtetes, sõnades, tegudes, tegemata jätmistes nähtavaks, et ta kasvab see läbi. Et see ei ole, et üks ühele, et tuled pühapäeval kirikusse, käid armale ära ja siis on jälle mingi sammukene klõps kõrgemale, et ei, see ei ole nii automaatne.
Ma ei anna head vastust. Aga siin selles mõttes tõi hästi välja selle, millest meil on vähem juttu olnud, et luterlus on ka sakramentaalne kirik või sakramentaalne kristliku religiooni väljendus väga selgelt, sest ka sõna on sakramentaalne, ka sõna annab edasi päästet, annab edasi õigeks mõista Jumala armu ja samal ajal sakrament annab seda samamoodi. Siin on see kirikuisa Augustiinuselt pärit mõtteliin, mida Luter kasutas, tsiteerides Augustiinust seal, kus ta nimetas sakramenti, armulausakramenti siis just nähtavaks sõnaks, verbum visibile. Nii et nii kuuldav kui nähtav sõna kokku annavad meile edasi seda, mis meid ikkagi selles mõttes, nagu ma arvan väga täpselt Illimar väljendas, mis annab meile osaduse Jumalaga ja siin on üks teine selline võrdpilt, mis on siis ka Luterilt pärit, aga jällegi mitte originaalselt temalt, vaid mida me võime kohata ka kirikuisadel varem. See on siis õnnisvahetus. Et Kristus võtab endale meie patu, meie surma, meie hukatuse ja annab meile asemel enda elu, enda õiguse, enda vagaduse, enda igavikulisuse. Selle käigus ikkagi midagi muutub. Ka selles inimeses, kes sakramenti vastu võtab ja sõna kuuleb, kui ta sellele ennast nagu täiesti ei sulge, kui ei juhtu mingisugust sellist tõsist kommunikatsioonihäiret, mida juhtub ka tihti. Aga tasapisi see kasvamine toimub ja võib-olla siin tuleb välja see teine luterluse eripära, et luterlikus arusaamas üldiselt ka nii aktiivselt ei otsita selle usulise kasvamise või pühitsuse vilju. Ja selle tõttu inimesed satuvad vähem kriitika alla, kui neid vilja ei ole nii nähtaval, nagu võiks olla kriitilise vaataja silmis, millel on ka oma varjukülg loomulikult, sest selle tõttu see kristlasena kasvamine ja hea tegemine armastusest võib jääda ka teemaks, mis jääb nagu rohkem varjule ja mis ei ole nii oluline luterlike kristlaste jaoks kahjuks. Ma jäin mõtlema selle peale, et milliseid termineid te kasutasite praegu sakramendi väärtuse kirjeldamiseks, et ütlesite, et me saame osa Kristuse õigusest, me saame osa tema armust ja nii edasi. Ja nüüd, kui mõelda inimese peale, kes on kiriklikus kontekstis üles kasvanud, siis tema jaoks on see kahtlemata väga sügav ja väga ülesehitav või julgustav. Ja samas järjest sügavamaks näib kasvavad see lõhe välismaailma ja kristlaste vahel kas või selle baasloogika või terminoloogia kasutuses. Ma mäletan, oli üks juhtum, kus minu mittekristlastes sõbrad ise küsisid, et kas me saame teie koguduse ülistusõhtule tulla ja ma ütlesin, et muidugi, et tulge. Ja nad tulid kohale vapralt, pidasid seal 1,5 tundi vastu ja kui me välja läksime, et küsisid mult, et kuule, Miike, mis värk teil kristlastega selle süütundega on? Mis te kogu aeg, et ma olen patune ja sa päästsid mu ära, millest päästsid või nagu, mis sa räägid, nagu, mis sa teed oma elus, et sul nii häbi on kogu aeg nagu. Ja siis ma üritasin neile kuidagi selgitada, et vaadake, et ikka inimene ju eksib ja me kõik teeme vigu ja me kõik oleme midagi valesti teinud Jumala silmis, aga ma saan aru samal ajal, et seal on mingisugune selline kommunikatiivne lõhe meie vahel, et nemad ei mõtle patu kategoorias või lunastuse kategoorias, vaid nad mõtlevadki selle peale, et inimene võib olla hea, võib olla halb, ta võib eksida, ta võib kellelegi haiget teha, aga mis Jumal siia asjasse puutub, et milleks meil on üldse vaja tema poole pöörduda ja kui me mõtleme niimoodi väga praktiliselt, et võib-olla saaks korraks pöörduda selle poole, et kuidas me saaks seda evangeeliumi sõnumit tänapäeval 21. sajandil efektiivselt kommunikeerida ja tuua kohale inimestele, kes ei ole sellest mitte midagi kuulnud ja kes ei mõtle nendes terminites. Helle, võib-olla te alustaksite? Eks see ongi väljakutse, aga ma korra lähen või seon selle eelmise teema sellega, et kuidas siis tõesti kõnetada ilmik inimesi, kes kirikuksest ei ole sattunud sisse astuma. Et võib-olla luterlastena jäi ütlemata see, et kui me oleme armu all siis läbi usu ja nii-öelda koguduse liikmena me oleme mõtestanud selle, et me ei pea selleks kuuluma
kas ütleme mingis hierarhiasse, kirikliku hierarhiasse või me ei tee seda teenete eest, siis see luterlikku identiteeti aitab ka hästi hoida, aga kuidas seda mõtestatust viia nüüd inimestele, kellel puudub tõepoolest see haridus, ei ole kodus eelnevalt kristlasi või ta ei ole kokku puutunud sellega ja tõepoolest siin Illimar ka tõi välja, et ta on õpetaja, et mina samamoodi annan ühiskonnaõpetust 6. ja 9. klassile, kus on siis üks peatükk Eesti usunditest, kus on väga suur rõhk kalvinistidel Eestis ja võib-olla 2 lõiku luterlastest, et ma arvan, et see sõnum, mis me ütleme, nii õpetajad kui ilmikliikmed, koguduse liikmed, peaks olema tõepoolest nii hästi arusaadav, et tõepoolest see väiksem 10-aastane, 13-aastane laps mõistaks, miks on oluline need arutelud, teoloogilised arutelud ja see usundiõpetus. Nii, jah. Et ta võib-olla saab sellest olulisest või isegi nendest terminitest aru, aga üks asi on aru saada ja teine asi on nagu elada selles loogikas, eks ole, sest et kui me mõtleme Luteri kuulutuse peale ja sellele maailmale, kus tema elas, seal oli kõik inimesed oli mures sellepärast, et nad lähevad põrgusse, kui nad midagi valesti oma elus teevad ja nagu Luter ise väga, see tema kuulus tsitaat selle kohta, kuidas ta vihkas Jumalat ja Jumala sõna selle tõttu, et ta rääkis sellest Jumala õigusest, mis ahistab inimest ja mis surub ta nurka nende lõpmatute nõudmistega, eks ju. Tänapäeva inimene, tema jaoks nagu see ei ole päris asi. Et mis on see päris asi, millele kirik üldse vastab või mis on see päris probleem, millele lahendust pakutakse ometi? Illimar Toome, te olete ka õpetaja võib-olla te oskate rääkida oma kogemusest. Ma mõtlesin, et need sõbrad, kes sul tulid sinna ülistusõhtule, sa oleks pidanud kutsuma tagasi. Vaata, et täna oli meil ülistusõhtu, aga vaata, kolmapäeva õhtuti on meil, loetakse käske ja kus räägitakse käskudest, nii et aru saad, et mis värk on, et oledki nii hukkas, et ei olegi võimalik pääseda ilma Kristuseta. Et mis mulle tundub, et me elame ajastul, kus ütled sõna patt ja minu vanust inimesed mäletavad viimsest reliikviast seda, kuidas Siim haarab õde Ursula kaenlasse ja ütleb, see mõni patt on ju, kui Ursula ütleb, et ta pandi pattude pärast sinna kloostrisse. Et kõik asjad on sellised, see mõni patt, aga kui mõelda, millisel ajastul me elame, kui inimese elu ei ole enam püha, ei abordi ega eutanaasia kontekstis, kui mõelda sõjale, millega ähvardatakse ja mida peetakse ja mida õigustatakse, et niivõrd kohutavad asjad on muutunud nii argiseks, et käsk on see, mis aitaks aru saada, et see ei ole mitte pelgalt selline, võib-olla, ma ei tea, vaid et kui inimene ütleb, et ma olen patune, siis ta saab aru, et jah, tegelikult läheb ka põrgusse. Lähengi põrgusse. Aga kui ühiskond ei taha kuuldagi seda, et inimene võiks milleski eksinud olla, sest moodne arusaam on see, et inimene on oma loomuselt hea. Inimene ei ole patune. Ta on hea ja püüame siis teda edendada tema paremaks saamises. Aga käsud tuletavad meile meelde seda, et me oleme patused ja see on üks asi, mis kiriku kuulutuses võiks olla selgem ja see ei jäta puudutamata ei kuulutajat ega kuulajat. Mulle tundub, et siin ühelt poolt see on valiidne argument, kui me räägime eluväärtusest või sellest, et inimesed hukkuvad sõdades ja igasugused konfliktid käivad üle maailma, aga
keskmine inimene, tema võib ju küsida, et mis mina siia asjasse puutun. Mina ei tapa ukrainlasi, mina ei tulista juute ega palestiinlasi. Minu patud piirduvad sellega, et ma ei tea, vaatasin pornot ja valetasin emale, nagu ongi kõik nagu, et see ei ole nagu asi, mille pärast keegi tunneb, et tema elu nüüd läbi oleks, eks ole. Mis see sisu seal on? Või ma ei tea, Osvald, võib-olla sinul on olemas kogemust, et sina oled noor inimene. Ma kujutan ette, et koolis, ülikoolis õppides inimesed ikka küsivad sult, et mis sul selle usuvärgiga on. Kuidas neile selgitada, miks sa siin kirikus käid? Mis värk üldse? Ja, no eks alustada tuleb sellest, et ütleme niimoodi, et kui võtta omaks ja tunnistada sellist relativistlikku maailmapilti, siis ongi väga raske mõista, et mis sellist saaks valesti olla. Aga kui me võtame juba eelduseks selle, et on keegi looja, kes meid on loonud ja kui me saame teada sellest, et tal meist üldse midagi on. Tal ei ole meie suhtes suva, on ju. Ja õppime seda, et on terve hulk käske, mida ta on ka teinud ja seadnud, siis meil on võimalik mõõta ennast nende käskude vastu, selle seaduse vastu ja saada aru, et kui palju eksinud me tegelikult oleme. Et kui sa niimoodi kiriku kaugelt elad ja vaatad või võrdled ennast tõesti nende põhiseaduse või kriminaalregistri vastu, on ju, siis võibki jääda selline mulje, et pole mul väga viga midagi, on ju. Aga tõesti, kui võtame ka näiteks selle, on ju, et inimene ütleb, et 10 käsku ma rikkunud ei ole, on ju, mis mul ikka nii väga viga. Enamasti on asi selles, et nad ei ole seda 10 käsku tõenäoliselt üldse lugenudki, muidu nad teaksid, et... Tundub, et sageli on see, et ma olen 10 käsku rikkunud, aga come on, need on mingid absurdsed käsud, et üks kord ütlesid oma vanematele halvasti ja mis nüüd loobime sul kividega surduks, et mis maailmast elad, pigem see on see inimeste reaktsioon, kes need asjad veel läbi mõelda või ma ei tea, või sa ei nõusta? Ma isegi ei tea, kas see on nii väga see reaktsioon, aga võib-olla see, et mõista seda, et Jumala seaduse vastu eksimine, see ei ole nagu väike asi, et see on absoluutne ja meil ei ole endal midagi pakkuda selle heastamiseks. Ja kui seda mõista, siis on võimalik aru saada ka sellest, miks on Kristuse ohver vajalik. Mis aitab inimesel seda mõista? Kui me vaatame seda, mida inimesed räägivad ja nendega pikemalt suhtleme, siis me näeme, et seal on alati veel palju peidus. Nii et ütleme, need näited on olemasolevad, mida sa tõid seoses sellega, kuidas inimesed vahel ka nagu sellist kristlikku sõnumit püüavad, ütleme, relativiseerida või natukene nagu naljaks teha. Ausalt öeldes mina ei ole sellest kunagi ennast väga häirida lasknud vaimulikuna, vaid olen näinud seda ka selle nii-öelda teoloogilise arutelu mõnu juurde kuuluvana. Sest kui inimestega pikemalt ja usalduslikumalt vestelda, siis tulevad välja paljud asjad, mis kohe ei tule ja ikkagi selgub, et nendel samadel inimestel on olemas selline küsimus väljapoole endast. Ja paljudel puhkudel kogevad nad seda, et nad vajavad päästmist, kuigi nad oskavad seda ehk tõlgendada või seletada nõnda, et nad vajavad päästmist iseenda käest või nad vajavad päästmist selles mullis, milles nad on. Olgu tegemist maailmavaatelise mulliga, ebapiisavate teadmistega või lihtsalt selle tajumisega, et ma ei ole õnnelik. Et kuidas ma võiksin saada kuidagi viisi püsivamalt õnnelikuks, kuidas ma võiksin, ütleme siis natukene filosoofilisemalt, omandada tähendust iseenda jaoks, omandada tähendust oma elu jaoks. Ja ütleme, sellised asjad jutuajamiste käigus välja tulevad, mida ma ka olles omal ajal koolis õpetanud ja erinevate põlvkondade inimestega kohtudes tulen, siis sealt juba võib alata mingisugune teekond. Ja siin, kui esialgu sellised mõisted nagu õigeks mõistmine, patu ja armu kategooriad, käsuseadus ja evangeelium on keerulised. Loomulikult ongi keerulised, selle tõttu me räägime nendest jätkuvalt, ka kristlastena arvates esialgu, et me teame neist piisavalt. Siis me võime võtta näiteks Johannese evangeeliumi teoloogia, mida professor Andar Tasmut võib meile väga põhjalikult tutvustada, kus on
kõneldakse sellest, et Jumal on elu, ta on valgus. Need on mõisted, mis kõnetavad kuidagiviisi, mis lähevad korda, kuigi need võidakse mõista väga puudulikult, mitte väga suures ulatuses ja sellisel moel see võimalus aidata inimestel astuda väljapoole seda ruumi, kus nad parajasti on ja mingisugust teekonda alustada, on ikka kuidagiviisi paljudel puhkudel käeulatuses olemas. Aga see nõuab kannatlikkust ja see nõuab muidugi kalandlikkust, sest ilmselt niimoodi ülevalt alla õpetada täna inimesi väga palju ei saa. Aga samas ma natukene nüüd võib-olla räägin endale vastu, ma olen ka nõus Illimariga ja Osvaldiga ka, et see patukategooria nagu kõrvaldamine sellisest narratiivist, patukategooria kõrvaldamine vestlusest ei tarvitse olla midagi, mis päästaks meie sellise kristliku sõnumi kuulutamise. Ja mingisugusel hetkel see patukategooria tegelikult võib-olla inimeste jaoks väga tähendusrikas, et nad saavad aru, et probleem on ja probleem on suurem kui nad ise ja probleem on nende endi sees ka. Nii et siin see klassikalise terminoloogia juurde saab tulla samm-sammult ja klassikalist terminoloogiat ei peaks ka nagu päris ära heitma, nagu osades kristlikes kogukondades ja missiooni liikumistes tõesti on ka püütud teha. Mõtlen, et kui küsida nende noorte tüüpide käest, et mis värk see Kristusega on, siis küsida ju seda, et karmaseadust tean, et iga väikegi halb tegu talletatakse kuhugi kontole, see maksab sulle kätte. Ja vaata, Kristus teeb seda, et ei maksa kätte. Et see ei tule sulle tagasi. Ja karma loogika järgi paratamatult peaks tulema. Aga Kristus päästab sind sellest karmast. See on nüüd laenates idamusundite terminoloogiat, aga nad on kuulnud nendest asjadest ja kiire karma ja mingid sellised ütlused käivad, või et keegi kogub endale halba karmat, tehes seda või teist asja. Kasutada nende oma keelt ja öelda, et karmaseaduse järgi see on paratamatu, mis tuleb, see makstakse sulle kätte, mis sa halba oled teinud. Kristus tühistab selle. See ei tule sulle tagasi. Võib-olla see aitab mõista seda, et miks on Kristust vaja. Väga hea. Me rääkisime nüüd päris pikalt sellisest väljapoole kommunikeerimisest või sellest, mida evangeeliumi sõnum ikkagi praktikas tähendab ning kuidas seda sõnastada teistele inimestele, aga tuleme korraks tagasi selle sisekaemuse juurde ja seesama luterliku maailmaliidu dokument, mis oli selle vestluse sisendiks, nendib, et mida olete nentinud ka teie, et kristlased luterlikes kirikutes on sageli, mitte ainult luterlaste probleem ei ole see, vaid ka teistel kirikutes, kuid ikkagi me peame sellega tegelema. On kas passiivsed või tulevad kirikusse võib-olla ülestõusmispühade ajal, jõulude ajal, aga ülejäänud aeg läheb nagu mööda. Mis on see praktiline tegevus, et inimestes seda eneseteadlikkust tõsta või tugevdada nende identiteeti kristlaste ja luterlastes. Me rääkisime enne natuke sellest, et milleks on seda vaja, eks ju, aga nüüd on küsimus selles, et kuidas seda saavutada. Jah. Ma arvan seda, et ikkagi see kogudus oleks aktiivne. Eks need kogukondlikud tegevused, need samad piiblitunnid, kooskäimised, noortetöö, diakooniatöö, kõik need tegelikult seda kogudust kasvatavad ja toovad kirikusse seda sõna kuulama. Nii et see ei ole midagi nagu erinevat, et mingite muude kogukondade loomisest on ikkagi see ühistegevus, mina arvan. Osvald, kas teil noortekogul oli ka mingisuguseid ideid, sest et ma saan aru, et sellistel teemadel räägite ka ja teil oli palju praktilisi ettepanekuid? Ja, ma tegelikult siin juba hommikupoole ka peale peapiiskopi ettekannet natukene rääkisin nendest, aga põhilised asjad, mis sealt välja tulid, on ühest küljest see, et see käib eriti noorte, aga ka teiste kohta siis inimestele ülesannete andmine ja just ka seletada, et see on ka osa sellest üldpreesterlikust kutsumusest, mis annab sellist vastutust inimesele ja on ka motivaatoriks kohale tulla isegi siis, kui mõni päeva hommikul vaatad, et jõle väsinud, eile õhtul läks hilja peale, nii. Siis
teiseks selliste väikegruppide või osadusringide loomine, kus inimesel on võimalik väiksema seltskonna inimestega tugevamaid sidemeid luua, omavahel siis jagada oma rõõme, raskusi, usulisi küsimusi arutada lihtsamini, kui ütleme siin kord nädalas pühapäeviti võib-olla kirikukohvil mingi 30-40 inimese keskel jõuab, on ju. Ja samas siis ka see üksteise vastutusel hoidmine, et kui keegi ära kaob mõneks nädalaks, siis sul on need grupi liikmed, kes saavad uurida ja pärida, et kas sul on kõik hästi, miks pole tükk aega siin kirikus näinud ja nii. Ja kindlasti selliste ürituste korraldamine, mis ka pakuvad huvi nii koguduse liikmetele endile kui ka toovad muidugi väljaspoolt inimesi juurde. Sinnale käivad kõik noorteõhtud ja miks mitte mingid kontserdid ja sellised asjad. Kuidas teie pastoraalses praktikas on see välja näinud? Minu jaoks oli see noortekogu sõnumi juures oli väga huvitav ja kõnekas, nagu tänapäeval öeldakse, või kõnetav oli see, mille juures nad olid tegelikult alguses, et kõik need asjad on väga õiged, need erinevad tegevused või meetodid, mille kaudu me püüame siis inimesi hoida selles osaduses, kuhu nad on juba tulnud, või kutsuda osadusse uusi inimesi. Aga teiselt poolt et noored rõhutasid seda, et liturgia on oluline, jumalateenistus on oluline. Sama klassikaline jumalateenistus, mille kohta võiks öelda, et see on igav asi, ta on pärit mingist teisest ajastust ja ei tarvitse olla kõnekas. Aga paljudel puhkudel osutub vägagi kõnekaks ja me näeme selliseid protsesse toimuvad ka, et Eestis ei ole vist väga palju praegu. Meil on teatud aja tagant seda religioonisotsioloogilist uuringut, mida kirikute nõukogu korraldamisel on tehtud 5-aastastes vahedes ja nii edasi, aga meil ei ole põlvkondade kaupa nii palju seda toimunud. Sellist ülduuringutena, mida me näeme näiteks Lääne-Euroopa riikides praegu on noorte inimeste päris suur pöördumine nii-öelda traditsioonilise või klassikalise kristluse vormide juurde. Et see on praegu suurenenud võrreldes sellega, mis vahepeal on olnud võib-olla nähtavam, kus noored inimesed on pöördunud näiteks karismaatiliste liikumiste poole, kus on elamuskesksus väga olulisel kohal, mida ei pea ka maha tegema, sest elamus või tunne või emotsioon on osa Jumala loodud inimeseks olemisest ja emotsiooni kaudu väljendub ka see, mida on seesmiselt usu läbi antud. Aga et praegusel ajal väga paljus pöördutakse ka nii-öelda nende traditsionalistlike või traditsiooniliste kristluse vormide juurde roomakatoliku, aga ka teistes kirikutes. Ja üks asi, mis on märkimisväärne, mis on Inglismaa ja Prantsusmaa kontekstist välja tulnud praegu rohkem, on see, et noored inimesed, kes ühelt poolt ju nagu tunduvad olevat atomiseerunud laiali oma nutiseadmetesse ja kelle kogukonnad on mingis mõttes virtuaalsed ja paljud sõbrad on ikkagi näilised sõbrad, on otsimas ja lugemas taas piiblit, mis tundub nagu esmapilgul isegi peaaegu uskumatu, mis nõuab ju tõepoolest süvenemist ja vaeva. Seda ajastul, kus üldiselt lugemus katastroofiliselt kahaneb ja väga paljudel puhkudel ka lugupeetud ühiskonnategelased ei vaevu tõesti argumenteerima enam mingisuguste teadmistega oma seisukohti, vaid toetuvad lihtsalt hetkearvamustele. Nii tegelikult noortes on olemas või potentsiaal, mida suga kunagi alahinnata ja ei tarvitse olla niimoodi, et või tarvitseb olla nii, et ka noortes tuleb esile nooremates põlvkondades see, mida me võime heas mõttes nimetada sisuliseks vastuvoolu liikumiseks. See vastuvoolu liikumine ei tarvitse tähendada vastandumist, aga see tähendab siis sellist ajastus esilolevatest trendidest ühel hetkel ärapöördumist. Ja väga võimalik, et selline protsess on juba alanud, me ei oska seda kirjeldada. Ja siis muutuvad taas mõttekaks need patu- ja armu kategooriad ja eriti siis see liturgiline elu keskmena, mille ümber saab ehituda kõik see selline heas mõttes inimlik osadus läbi väikerühmade, piiblitundide, spordi ja ekskursioonide ja kõik võimalike sellise ühistegevuse, mis saab samuti olla täiesti loomulikuks osaks koguduse elust, nii-öelda kristlik kultuurielu, kui me saaksime seda nii nimetada, mille keskmeks siiski on sõna ja sakrament, keskmeks liturgia. Toomas, annad hääle. See, mida ma olen nii leerilastele rääkinud kui ka koguduse liikmetele, on sellised väiksed vaimulikud harjutused ja muidugi see spekter on väga suur. Kui palju ma siis peaks ja mida tegema. Ma olen soovitanud ära, võta liiga palju ette ja proovi. Ja olen soovitanud näiteks, kui tuleb paastoaeg, nüüd esimesel advendil algab jõulueelne paast, et võta näiteks endale kohustuseks, et iga õhtu loen meie isa palve.
jõulupühani ja siis otsustad, kas jätkad või mitte. Et sa ei pea enda võtma, et ma iga päev loen nüüd 10 lehekülge piiblit ja palvetan pool tundi. Et kui sobis, väga hea, siis paasapüha eelsel paastul proovi hommikul ka lugeda meie palve. Siis inimene avastab, see on hoopis keerulisem. Hommikul, kui aeg kaob ära, ei ole seda poolt minutit pole aega, et lugeda meie palvet. Aga proovi see 50 päeva vastu pidada. Ja kui sobis, väga hea. Ja jälle, et sa tunned, et sa tahaks midagi rohkemat, võta üks piiblist üks lehekülg päevas lugeda, otsustad, et sa teed seda 6 aega. Kui on liiga palju, võta vähemaks. Aga ära võtta liiga palju, ja ära võtta endal nagu jätkuvat kohustust, vaid proovi seda 6 aega või mingi periood ja siis sa saad kogeda, et selle ajaga juba äkki ma tahan juba hommikul seda piibli kätte võtta, lugeda selle lehekülje, sest see on nii põnev. Aga et kui ma võtan liiga palju korraga kätte, siis nädal aega pingutan ja sinna paika see jääb. Et õpetada selliseid vaimulikke harjutusi vähe haaval ja kus meil kiiret on. Praegu nii palju, edaspidi natuke juurde, nii kuidas ise tunned? Kõlab väga hästi. Ma tahaks nüüd lõpetada sellise natuke raskema küsimusega või võib-olla konfliktsema küsimusega, kuna me rääkisime, või teie rääkisite õigemini ka nendest proovikividest, mis luterlaste ees seisavad ja ilmselt keegi ei vaidle sellega, et ELK on väga mitmekesine kirik ja see ühendab endas erinevaid vaimulaade, see ühendab endas ka palju erinevaid seisukohti ning nende vaimulaadide ja seisukohtade variatiivsus on ilmselt palju suurem kui mõnes teises Eesti kirikus. Ja viimastel aastatel on olnud kahtlemata palju selliseid debatte moraaliküsimuste üle, mingil määral ilmselt võib-olla ka selle liturgilise korra üle. Selle taustal, kas Eesti evangeelsel luterlikul kirikul on olemas mingisugune tuum või ühisosa, mis oleks tugevam kui need kilkondlikud lojaalsused või siis tuleb minna ikkagi Läti kiriku teed, kus moodustati 4 erinevat kirikut ja see ja lihtsalt oligi nii. See, et te siin täna kohal olete, ilmselt tähendab, et te tahaksite sellele teisele küsimusele eitavalt vastata, aga siis milles on see ühisosa? Ma ütleks, et üks oluline osa on see, et Kristus soovib kiriku ühtsust ja sellepärast see peaks ka meie enda taotlus olema ja kui me ka niimoodi luterlastena oleme üldkiriklikult või katoolselt mõtestatud, siis kindlasti see suund peaks olema sellele, et liita, mitte lahutada. Ja nagu seal ka, see oli vist ka juhtmaterjalis ära toodud, et erinevate teoloogiliste küsimuste üle arutlemine ei tohiks viia kiriku osaduse katkemiseni. Loomulikult see on teatud piirini, on ju, et kui me ei suuda enam mingites väga fundamentaalsetes küsimustes konsensusele jõuda, siis loomulikult ei ole võimalik ka ühtselt kirikuna jätkata, aga ma arvan, et praegu meil küsimused, mis ees seisavad, ei ole päris seda laadi. Ja meil on see missioon lõpuks ühine, et evangeeliumit kuulutada ja inimestele seda tutvustada. Ja ma usun, et selline lõhenemine oleks kindlasti nagu samm vales suunas ja samal ajal nõrgendaks või kahjustaks ka seda sõnumi levitamist, mida me üritame teha, et kui me ise ei suuda ka ühtsena olla, et mis me siis niimoodi teisi kutsume siin. Siin ongi see moment, et ühelt poolt on vajadus hoida osadust ja teiselt poolt on see lause, et siin ma seisan ja teisiti ma ei saa, eks ole, mida üks kuulus luterlane ütles kunagi. Ma tahaks siinkohal küsida, et mis on nagu õige tasakaal nende kahe pooluse vahel või kuidas praktiliselt edasi toimetada, et neid mõlemat hoida?
kui me vaatame selle juurde, millest on täna juba juttu olnud korduvalt natuke erinevates vormides, siis ilmselt on üks, mis saab meid kõike orienteerida pühakiri. Muidugi pühakirja tõlgendamisel me samuti saame vaielda ja meil ei tarvitse olla ühised arusaamad. Siis tuleb vaadata, mis on see kriitiline ühisosa. Et ilmselt siis see sama evangeelium Kristusest. Õigeks mõista õpetus on midagi, mida loovutades ei saa olla enam üheskoos kirik. Et see on nagu see kriitiline miinimum, kuigi ta on ühelt poolt kõige otsustavam asi. Et selle üle, kust jooksevad nagu need legitiimsete eriarvamuste ja juba kirikulõhe piirid, selle üle tõesti on erinevad arvamused ja suur osa sellest praegusest debatist, mis toimub praegusel hetkel võib-olla isegi mitte nii palju ökumeeniliselt erinevate kirikute vahel, kui tihti kirikute sees. Ja veel lahkmed, mis jooksevad kirikute seest läbi, näiteks sotsiaaleetilistes ja ka seksuaalsuse ja ütleme, laiemas mõttes antropoloogia inimeseks olemisega seotud teemades. Et siin on esil ka need erinevad lähenemised sellele, et kui suure ala katab see keskne kontsentriline ring, milleks on evangeelium või kas evangeeliumi ühtse mõistmise juures on võimalik olla erimeelt nendes moraaliteoloogilistes või siis ka kiriku mõistmise eklesioloogilistes küsimustes või mitte. Aga kristlik usk ei ole ka ainult teooria, ta ei ole ka nagu ainult siis vaidlusõpetust, arusaamad üle, kui õpetuslikud arusaamad on vaieldamatult äärmiselt olulised, sest ilma selleta toimub ka atomiseerumine või selline lõhenemine, et me ei saa toetuda ainult tunnetele, me toetume ikkagi sellele, mis on meile antud, siis on see pärimus, mis keskendub Uues Testamendis ja Kristuse evangeeliumis. Aga ühel või teisel viisil tuleb ka kindlaks teha, mida teine osapool tegelikult õpetab. Et see on üks selline meetod, mis on kasutusel olnud ka ökumeenilises liikumises ajaloos üsna viljakalt. Et kas see, mida teine osapool õpetab, kui on tegemist vaidlusega mingis küsimuses, on see, nagu mina seda praegu aru saan. Et selleks tuleb küsitleda seda teist osapoolt, muidu väga edukalt teada ei saa. Ja ma arvan, et esimese sammuna on see väga hea, nii nagu ta on ka ökumeenilistes dialoogidest näidanud seda, et õpitakse tundma teineteise arusaami sellistena, nagu nad on, ja siis hakkab selguma, kas tegemist on ületatavate või lepitamatute erisustega. Nii, küsida kõigepealt ja siis teie mõte. Üks asi, millest tuleks alustada, on see, et piirata kiriku õpetuslike dokumentide hulk nendega, mis põhidokumentides kirjas on, pühakiri ja luterliku usutunnistuskirjad. Sest mulle tundub, et üsna sageli kriitika, mis nii pühakirja kui tõlgenduste kui luterliku usutunnistuskirjade kohta tuleb ka eetilistes küsimustes, et need rajanevad mingil muul dokumendil. Ja ma ütleksin selle üldnimetusena ÜRO kestliku arengu eesmärgid, mis oma sisult on kommunism kõigile rahvastele. Et kui võetakse mingi muu dokument ja hakatakse sellest lähtuvalt kiriku alusdokumente kritiseerima, ütleme, et õpetused ei ole päris arusaadavad, mõistetavad, siis tuleks pigem just nendele õpetustele alusdokumentidele kindlaks jääda ja lükata tagasi valeõpetused ja uus tõlgendused, mis moonutavad traditsioonilist arusaama. Oleks siin väga hea kohe jätku küsimusi esitada, aga kuskilt meil tulevad kahjuks ajapiirid ette ja seega ma pakun veel publikule ühe küsimuse esitada, enne kui me vähemalt ühe osaleja ära laseme. Et on teil mingisuguseid mõtteid või kommentaare, mida te tahaksite jagada? Piiskop või mitte? Kas te soovisite? Joo. Ei soovi, ei, vabandust, ma siis sain valesti aru. Nii, kas töötab? 1, 2. Ma nüüd palun vabandust, ma ei lõpeta piisavalt vara, aga meil üks osalejatest vist peab juba vaikselt minema, seega Saaremaa inimesed. Aitäh teile!
Jaa, et tahaks veel tänada kuulajaid, kes olete ärkvel püsinud. Et on muidugi keeruline passiivselt kuulata ja kaasa mõelda, et endal on umbes 100 mõtet. Kahjuks ei ole enam aega seda kommenteerida, et võib-olla oleks võinud rohkem sõna anda saalile. Ma võib-olla kommenteeriksin ainult ühte näidet, mida siin Tauno tuletas meelde hommikusest jutlusest. See on see näide ühest Eesti muusikasaatest, kus ühte interpreedi esinemist iseloomustati tagasihoidliku kindlameelsusega. Situatsioon oli selles, et ta pandi olukorda, kus ta ei teadnud, tal oli oma roll esitada, omad noodid, oma pala, aga ta ei teadnud, kes on need põhilised muusikud, keda talle saadetakse. Ja kui siis uks läks lahti, nägi ta absoluutselt Eesti tipptaset. Kammerkoori mees koosseisu, Tõnu Kaljustet. Tal oli see oma partii oli teada, aga ta ei teadnud, kuidas see hakkab toimima. Ja ta küsis enne esitust, mida hinnati kohtunike poolt, et kuidas ma tean, kus kohas sisse tulla. Ja dirigent ütles hästi vaikselt, ma näitan. Ja võib-olla see lihtne näide, aga et tegelikult sellel noorel interpreedil ei olnud väga suurt rolli. Aga ta täitis selle osa täpselt siis, kui, ütleme, dirigent kui käsk andis selle võimaluse talle. Tal oli võimalus ka kas siis mööda panna või üldse mitte reageerida. Ta tegi absoluutselt olulise, mitte väga palju, aga ta täitis seda üsna hästi, alandlikult, tähelepanelikult, et käsk on see, mis meid tegelikult ühelt poolt nagu näitab, tuletab meile meelde. Evangeelium on see, et tegelikult see, mida me teeme, see on asetatud laiemasse konteksti, et koor toetab meid, see kannab meid. Et see käsu evangeeliumi vaheline seos iseloomustab võib-olla ka luterlust. Samaaegselt patune teades, et Jumala ees ei ole meil pääsu ja teiselt poolt see, et ega see ei ole ka Jumala tahe, ta tahab, et me saaksime õndsaks ja ta Kristuses on seda meile võimaldanud, aga ta ootab meid või eeldab meilt ka mingisugust nii-öelda valmisolekut seda ühte trummipulka liigutada. Tema teeb selle suurema töö ära, aga ta tahab, et ka meie oleksime need kaastöölised talle. Muidugi siin ma mõtlen, et kui ma nädalaga puid teen ja ma täna nagu kurdan selle üle, et selg valutab, siis ma ei peaks nagu kurtma selle üle, aga ju siis mina tahan ka nii-öelda tegudest õndsaks saada. Et see luterlik tööeetika, mis on iseloomustanud minu vanemaid ja nende vanemaid, ilmselt kandub üle ka mulle, et see üldine kultuuriline kontekst on see, miks me võib-olla oleme siin, kus me oleme ja lõpetuseks mina ise otsustasin jääda Luteri kirikusse just sellepärast, see on minu rahvakirik. Mõista oma inimesi, mõista seda rahvast ja rahva hinge, kuigi mul oleks palju parem ja lihtsam olnud näiteks Oleviste kirikus. Nii, kas on veel küsimusi meie panelistidele 3, kes on alles jäädud? Kui ei ole, siis ma tänan teid kõiki, aitäh arutelus osalemast ja samamoodi tänud jälle Kahmile, kes pidi praegu bussi peale jooksma. Aga sellega soovin teile õnnistatud õhtu jätku ning nagu ma aru saan, siis jätkub veel palvusega, eks ju. Aitäh!